tänases mängus õnnestus siis kodupubliku ees ka jälle võit tuua. Mäng iseenesest teatud määral oli meie kontrolli all, kuid pisirumalused ja lihtsad eksimused takistasid mängu täielikult enda kontrolli alla võtmist. Sellest tulenevalt mängu lõpuni päris korralikult turvalist vahet sisse ei saanud. Mängu lõpus tekkis võiduhirm ja viimased rünnakud mitte ainult koledad, vaid ka täitsa kohutavad. Ütleme niimoodi, et täna õnnestus siiski võit kätte saada. Mänguliselt oleks vahe pidanud olema suurem, aga kes mängu nägi, siis jah, lõpp oli kole. Mõned numbrid ka, 15 resultatiivset söötu, 12 palli kaotust, laua kaotusime 50-38. Kokkuvõttes läks muidugi hästi, saime lõpuks oma kaua oodatud teise võidu tabelisse. Aga mäng algas okeilt, saime ennast päris hästi oli määlestatud, saime ennast käima. Plaan oligi siis kasutada enda tugevusi ära, kuna neid oli üpriski hõredalt täna kohal, siis pidimegi mängu kiireks ajama. Mingil hetkel me seda suutsime ja täpselt need hetked, kui me seda ei suutnud, siis nemad hakkasid siis järgi võtma. Mängu lõpp jälle nagu ikka, meil on see võidu vormistamine on selline, et jätkuvalt töötame selle kallal. Täna jälle lõpus ikkagi läks natuke raskeks, kuid siiski oma tugevused, ehk siis suutsime hoida pallikaotused, suutsime hoida kontrolli all. Lisaks rünnakul jagasime hästi palli ja suutsime võtta ka päris palju vahelt lõikeid, et ikkagi suutsime vastasele avaldada survet. Murekohad veel jätkuvalt lauavõitluse, et selle peame saama kontrolli alla. Kui lauavõitluse saame ka kontrolli alla, siis ma arvan, et hakkab nüüd võite ka juurde tulema. Ja järgmine kodumäng on meil juba järgmisel reedel, 3. veebruar, liiga liidriga Rapla vastu tuleb kõva madistamine, ole saalis kohal.